Kui sa valisid tsitriini, ilus tsitriin, siis see on sinu lugemine siin. Ja mul on siin ainult 2 kaarti, nagu sa näed. Ja see on sellepärast, et see kaart näitab siin blokeeringut hetkel, mis kõige enam vajab sinus vabastamist. Ja see kaart näitab siin sinu energeetilist seisundit hetkel. Ja mis ma tahan teha on see, et vaatame üle sinu praeguse energia ja mis blokeerib nii-öelda sul sinu järgmisele tasemele tõusmist. Ja me teeme ka koos sellist energiatööd. Kui ma olen need kaardid ära lugenud, siis püüame ka sinu energiaväljast selle blokeeringu vabastada. Jah, vaatame, mis kaardid meil on. Huvitaval kombel on 2 väga sarnast kaarti. Koduigatsus. Aga see on selline kosmiline koduigatsus. See on selline koduigatsus, kui sa vaatad öösel tähti ja siis igatsed koju. See on nagu selline kodu, mis ei ole siin planeedil Maa. Ja väga sarnane on ka siin, eks ju. Sinu hetkeseisund ja see blokeering on väga seotud omavahel. Aga see on sinu enda sisemine jumalikkus, mis püüab nagu näidata sulle, kuidas sa saad iseendaga rohkem kontakti. Ja blokeeringu kaardina näitab vaikust, ehk siis see ongi tegelikult igatsus sisemise vaikuse järgi. Sest et see koduigatsus, mida sa võid tunda, kui sa vaatad tähti ja tunned, et sinu kodu peaks olema hoopis teisel planeedil või hoopis teises kohas, siis jah, see on õigustatud ja see on täiesti okei nii tunda.
aga sulle tahetakse praegu just sellest kohast, mida sa igatsed, sellest kohast tahetakse sulle praegu sõnumit edasi anda. Ja see on selline tingimusteta armastus, mida sulle tahetakse edasi anda, et sa ei ole siin niisama. Sa ei ole siia planeedile tulnud üksi olema või omaette olema või ainult vaikuses olema või omaette istuma. Et kas sa oled andnud endast üldse välja sellise taotluse, et sa soovid siin maa peal, siin planeedil maa, kohata ka oma hingeperekonda või oma täheperekonda. Just need inimesed, kes samamoodi tähti vaadates kodu igatsevad. Et sellel taotlusel on väga võimas jõud. Sul on avanemas üks uus infokanal või kanalduse kanal. Ma ei tea, kas sa praegu juba tegeled kanaldusega või sa oled kuulnud, mis see tähendab. Aga see on põhimõtteliselt, sa laed informatsiooni alla ja sa nii-öelda paned selle inimese keelde. Ükskõik, mis keel sa valdad, vahest minul näiteks tuleb ka kanaldus inglise keeles, sest et igal keelel on oma sagedus ja vahest mõned ingliskeelsed sõnad, nende koodid on nagu palju võimsamad, nende sõnakoodid kui eesti keeles. Ja teistpidi vahest on jälle eesti keeles mõni sõna palju väekam ja palju võimsama koodidega kui inglise keeles. Nii, ja nüüd võtame ette selle blokeeringu kaardi. Nagu täpsemalt. Mul jääb see 3. silm, kuu on siin 3. silma juures. Et see näitab ka, et midagi on nagu varjatud sinu eest või kui sa tunned, et sa oled liiga palju müra sees olnud või su energia on viimasel ajal hästi laiali olnud ja infot on metsikult palju olnud, siis see kõik paneb nagu ploki su 3. silmali, nii et sa ei näe, mis tegelikult tõde on. Palju varjatud infot, mida sa tegelikult, mis on su energias olemas olnud, aga mida sa oled nagu varjend enda eest, see tahab tulla nüüd praegu nähtavale. Sul on uus infokanal avanemas, sul neid võib olla mitu, see ei pea ainult üks olema, kuid mingisugune suur taipamine või selline valgustav info tahab just sinust läbi tulla. Mitte kuskilt mujalt, vaid sinust, aga see nõuab praegu seda, et sa vabastad ennast üleliigsest mürast. Tuled iseenda sisse, mitte ei ole laiali ja nii-öelda vabastad, teed tööd oma 3. silmaga. Kas sulle meeldib ka kaarte laduda või pendliga tööd teha või on sul mingi energiatöö praktika, mida sulle meeldib teha, millega sa saaksid avada ja puhastada enda energiakanalit. Ma palun sul oma käed nüüd avada. Ja mis ma mõtlen selle all on see, et hõõru oma käsi kõigepealt tugevalt kokku nõnda ja siis suru siia pöidlaga nõnda ja siis raputa käsi. Pane oma vasak käsi oma 3. silmale ehk otsa ette ja oma parem käsi pealaele. Ja me teeme nüüd taotluse, et õrnalt ja hellalt avada ning puhastada sinu 3. silm ja kroonchakra. Et just see vajalik info, mis sinuni peab jõudma, saaks läbi sinu puhta informatsioonikanali sulle jõuda. Ja mina omalt poolt siin, kuna läbi selle, et sa oma käed panid nüüd nii, nagu sa panid ja olles ühenduses selle kaardiga, kui sina selle kaardi lugemise valisid, siis see plokk on sul kõige aktiivsem praegu. Ehk siis mis praeguses hetkes nagu takistab sul edasiliikumist või vajaliku info saamist. Ja minu taotluspendlil on see, et läbi sinu käte ja läbi selle video vaatamise jõuab puhas armastuse valguse energia sinu 3. silma ja kroonchakrani. Ja me palume, et see puhas armastuse valguse energia, mis läbi selle video sinuni voolab, puhastaks ja tasakaalustaks parimal võimalikul moel sinu infokanali.
me laseme pendlil nii kaua teha tööd, kui ta tunneb, et on vajalik. Hetkel ta käib vastu päeva siis, mis tähendab puhastamist. Ja nüüd liikudes väripäeva pendel laeb ja väestab sinu 3. silma, kroonchakrat ja sinu infokanalit, mis puhtaks sai tehtud. Super, aitäh pendlile. Võid nüüd oma käed 3. silmalt ja kroonilt võtta. Ja ma tahan võtta veel ühe kaardi, et vaadata nüüd, milline see energeetiline seisund on sinu 3. silmal ja kroonil nüüd. Tundub, et sai puhtaks. Ja kaardipaki põhja tuli selline. Ehk siis me saime sinu informatsioonikanali nüüd puhtaks. Ma palun, et sa nüüd täna hoolega valid, millist infot sa veel endasse võtad. Teadlikult vali seda. Ja proovi kas näiteks päevikut pidades või kaardi tõmmates veel enam oma kõrgema minaga ühendust saada, et siis saada aru, mis sõnumid nad soovivad sulle edastada. Et sinu koduigatsust leevendada ja anda infot sulle, miks sa üldse tunned sellist koduigatsust tähtede poole. Selline oli lugemine sulle. Kõike head! Tere tulemast teisele lugemisele. Selline imeilus kivi on sulle siin. Nii, nagu sa näed, siis täna on ainult 2 kaarti ja see on sellepärast, et ma ühendan täna energia, töö ja kaardid. On siin siis 2 kaarti. See esimene kaart siin näitab meile sinu hetkelist energeetilist seisundist ja teine kaart näitab blokeeringut, mis justkui ei lase sul su järgmisele tasemele tõusta. Nii et vaatame nüüd üle. Nendest kaartidest ma näen kohe kindlasti, ma usun, et ka sina näed, et mõistus ketrab üle ja mõistus töötab üle ja ta püüab lihtsalt suruda läbi mingeid asju, mida ei ole üldse vaja suruda praegu. Mõistus püüab teha selgeks, et ei ole aega, ei ole kohta, ei ole vahendeid, kõik on jamasti, kõik on hästi valesti, mis tegelikult ei ole tõsi, sest et sa oled läbimas lihtsalt portaali. Ja asjad on loomises. Hetkel on lihtsalt sul vaja võtta selline stopp-moment, peatuda selles keerises siin. Siin see keeris ei tundu üldse õudne, eks ju. See on nagu hinge koha pealt rohkem ja see on, eks ju, mõistuse koha pealt. Põhimõtteliselt nagu sama kaart, aga täiesti erinevad. Energiast täiesti erinevad. Ehk siis, kui sa näed seda portaali või seda hetke, kus sa praegu oled sellisena, et see ongi lihtsalt portaal, siis sa saad aru, et sul on vaja lihtsalt peatuda hetkeks. Sul on vaja korraks teha stoppi see endas ja lihtsalt praegusel ajal üldse see energia, mis on viimaste päevadega vabanenud, see on metsik ja me tunneme, mõned tunnevad vabadust või vabanemist
ja mõned tunnevad nagu lihtsalt koorem kive oleks kaelas. Ja see on ka okei, sest et meie energiasüsteemist on nii palju vabanemas, et meie füüsiline keha, tal on vaja nagu sellega toime tulla ja harjuda nagu rahulikult võtta. Nii et kui mõistus püüab praegu sul täisvõimsusel töötada ja üle töötada, siis tegelikkuses on see, et ta püüab sind peatada sellest, et sa läheksid läbi selle portaali millegisse uude. Kuigi tegelikkuses sa tahad millegisse uude minna, aga mõistus lihtsalt, kuna ta võtab kõike mineviku pealt, eks ju, mineviku kogemuste pealt, siis ma täiesti mõistan, see jääb täiesti hulluks peast. Kuid praegu on just selline hetk, kus on stopp, alistu sellele kaosele. See kaos on jumalik ja kui sa võtad seda kui portaali, mida sa läbimas oled ja sa lihtsalt paned 2 jalga vastu maad ja seisad ja oled selle sees ja teadlikult lood endas vaikuse, siis usu mind, sulle saab selgeks see, kuhu sa pead mida edasi tegema ja mis on sulle õige, eks. Vau, sükest nagu motivatsioonikõne pidasin kohe siin, süke tunne oli endal. Aga mis ma nüüd teen, on see, et selle imelise kaardi me paneme kõrvale, mis näitab sinu energeetilist seisundist hetkel. Üliilus kaart, mis ütleb tegelikult, et oota, asjad on loomises. Nüüd võtame ette selle kaardi siin. Mõistuse kaardi. Ta on nagu täitsa kinni aheldatud kõigest sellest ületöötamisest, mõistuse ületöötamisest. Ja täiesti pudru ja kapsad segamini omadega. Et ma isegi soovitaksin sul, kui sul on reiki praktik või keegi teine energiatöö praktik, kes suudab sinu energia välja korrastada nagu üleni, siis ma sinu puhul soovitaksin seda, sest et või massaaži minna näiteks, kui sul on keegi massöör, kes sa tunned, et teeb ka nagu energias mitte lihtsalt ei mudi või paita, vaid ka energias teeb massaaži, siis ma soovitan minna, et sul on nagu üle terve keha neid viimase aja kogunenud blokke asju tegelikult vaja lahti saada. Kuid ma annan endast parima, et ka siin sulle su energiast midagi vabastada. Nii, ma palun, et sa nüüd avad oma käed ja see näeb välja niimoodi, et sa hõõrud oma käsi hästi tugevalt kokku ja siis pöialdega surud siia peopessa ja siis raputad käsi. Sellega sa avad oma käeenergia keskused. Ja nüüd ma palun, et sa võtaksid hetke ja lihtsalt tuginedes enda intuitsioonile lased kätel minna oma kehal sinna kohta, kus on need blokeeringud, mis hetkel kõige enam vajavad vabastamist. Ma ei ütle sulle ette kindlat kohta, et see ongi hetk, kus sa pead nagu alistuma täielikult, tulema siia hetke, hinga läbi kõhu sügavalt 2 korda, kui on tarvis, ja lase oma kätel lihtsalt minna sinna, kus sul on hetkel kõige suuremad blokeeringud kehas. Ja. Nii nüüd mina kasutades pendlit saadan siit läbi selle videopildi puhast armastuse ja valguse energiat, et avada, puhastada, tasakaalustada ja väestada just neid kohti, kuhu sina oled oma käed pannud, et need energiapusjad sealt lahti saada. Ma teen seda siin kaardi peal, et sa ka näed. Nüüd sa võid kas silmad kinni panna, keskenduda sellele kaardile või siis lihtsalt tunnetada neid kohti, kus sinu käed on. Ja sina lihtsalt samal ajal hinga läbi kõhu sügavamalt, kuid ikkagi nii, et sul mugav oleks. Hetkel sa näed, et pendel liigub vastupäeva, mis tähendab, et ta avab neid blokke, avab ja puhastab.
ja me laseme pendlil teha seda nii kaua, kuni pendel tunneb, et on vajalik. Ja nüüd, kui ta päripäev hakkab liikuma, siis ta tasakaalustab ja väestab seda kohta. Ehk siis, kui me alguses võtsime nii-öelda selle ploki või energia arutasime lahti sealt, siis me ei jäta seda auku lihtsalt avatuna sinna, vaid me täidame selle puhta armastuse ja valguse energiaga ja laeme selle koha samuti. Ja taotleme siin selgust ja kergust sinu kehas ja sinu olemuses. Sa tunneksid, et sa oled täiesti õigel ajal õiges kohas. Et sul on turvaline oma kehas. See on vaja kindlasti kuulata oma südant rohkem kui mõistust hetkel. Imeilus. Nüüd kõrvale ja ma võtaksin ühe kaardi sulle veel, et näha nüüd, mis energia selle asemel nüüd on. Tuli selline kaart. Ehk siis pimedusest välja liikumine. Ja sul on vaja kuulata oma keha ja oma süda, nagu sa kuulaksid väikest last. See on põhisõnum. Ja siin on näha, mulle jääb silma vähemalt hästi palju rohelist siit ümbert. Ehk siis, nagu ma ka ütlesin, südame järgi minekut. Kaardipaki põhjas on selline kaart. Siin ongi, siin on ka nagu värvilist ja sinu värvilist. Et kui sa kuulad oma südant ja oma keha ja kui sa teadlikult lood aega selleks, et laskuda oma kehasse, kas või läbi kõhu hingates, laskud oma kehasse, hingad sügavalt, lood kontakti ja küsid, mida mu keha täna vajab, mida minu süda täna vajab, mida ma täna tahan luua. Läbi selle südame avamise ja kohalolu sa tuled mõistusest, viid tähelepanu südamesse ja lased lihtsalt olla. Isegi kui see on vaikus, eks ju, siis sa lased selle lihtsalt olla. Ja siis jälgid, mis mõtted sul tulevad, kas sul tuleb mingi inspiratsioon, tuleb mingi teade kuskilt, midagi minna, midagi teha. Ja kui mõistus sellele tõrgub ja ta püüab mingit oma juttu sinna rääkida, siis lasku jälle südamesse ja kas see tõesti on nagu tõene? Kas see on tõene, mida mõistus räägib? Et see esimene sõnum, mis siit tuli, et kuula oma südant ja armasta oma südant ja oma keha, nii nagu sa armastaksid väikest last. See on see energia, mis on nüüd selle asemel siin. Imeilus. Selline oli sinu lugemine, kallis. Ja imelisi seiklusi sulle. Tere, armas 3. grupp. Siin on sinu lugemine. Ja see kivi on granaat. Ja täna ma teen natukene teistmoodi.
nagu sa näed, mul on ainult 2 kaarti ja seda sellepärast, et see esimene kaart siin näitab sinu hetkelist energeetilist seisundit ja teine kaart näitab blokeeringut, mis justkui blokeerib sinu järgmisele tasemele tõusmist. Väga huvitav, et siin justkui, kui esimese pilguga vaadata, siis küllus võiks ju hea kaart olla, et huvitav, miks see nagu blokk on, onju. Aga vaadates sinu hetkelist energeetilist seisundit, siis siin on näha, et kuidagi pealiskaudne või pealispinnal oled liiga. Et sulle tahetakse midagi sügavamal näidata. Et sinu enda mingisugune sügav sisemine tarkus või teadmine, sul on selleni vaja jõuda. Et kõik siuksed maised maised ahvatlused ja pealiskaudne küllus, see nagu blokib sind hetkel. Et ma ei ütleks, et sa nagu ei tohiks nautida vilju või nautida mingeid häid asju või nautida küllust. Aga hetkel see blokeerib sul sügavamale minekut. Nii et kas sul on mingeid maiseid 3D asju, millega sa plaasterdad ja hoiad ennast tagasi sügavamale minekust? See on see küsimus siin. Et granaat ka, et sel grupil jäi mul see kivi või jääb see kivi hetkel väga silma, sest et granaat on minu jaoks vähemalt tugev kire aktiveerija ja see on ka sellise ürgse naisenergia aktiveerija minu jaoks. Nii et kõik need pildid, mis siit tulevad nagu kokku panna praegu, siis ma näengi, et pigem on selline, sul on aeg iseendasse sügavamalt sukelduda ja saada kontakti oma ürgse olemusega ja oma nagu esivanematelt ja ka kosmilistelt esivanematelt antud tarkusega kontakti saada. Et ma ei ütleks, et siin oleks nagu pea pilvedes või kadunud või ei oleks nagu kontakti endaga, aga sa saad minna veel sügavamale. Et selline flowi ja nagu ta siin on, eks ju, selline väga istub isegi nagu raamatu peal, mulle jääb, kas see on raamat? Mulle hetkel nagu ma näen, et see on raamat. Ehk siis sa istud mingisuguse tarkuse peal, naudid nagu seda udupeent sellist flow'd ja siin ja seal ja lendad ja proovid ja oled ja aga see on kõik nagu pinnapealne. Et sul on vaja leida viis või tegelikult sul on isegi näidatud juba. Sul on juba isegi näidatud neid viise, kuidas sügavamale minna, aga sa oled neist nagu kiirelt üle vaadanud. Või ma nüüd, see ei ole mulle. Kuigi tegelikult see on just koht, kuhu minna. Et kui sina oled keegi, kes näiteks, kui sulle meeldib käia igasugustel nagu laulmistel, koos laulmistel või tantsimistel või asjadel või kus on sellist nagu füüsilist liikumist hästi palju, eks ju, mis on kõik üli super. See võib väga hea näiteks traumavabastaja olla. Siis on mingisugune kas kehapraktika või hingamistöö või mingisugune sügav rännak, mis on sulle ka silma jäänud ja see on kuskilt sul mingi nõksu seest läbi käinud, eks ju, või nõksu läbi seest teinud, siis see on tegelikult mingisugune sügav koht, kuhu nagu sinu esivanemad tahavad, et sa lähed, sest et sealt on sulle nagu veel midagi ürgset ja maist ja sükest nagu mõnusat veel avastada, mis tegelikult nagu raketina paneb sind kohe nagu su järgmisele tasandile tõusma. Et kui minu taotlus oligi siin vaadata sinu nagu hetke energiat ja siis seda, mis blokeerib, siis nagu väga huvitav on see, et hetke seisundis sinu väljas on juba see info olemas. Ja see soov on esitatud, et sügavamale näha.
aga sa ei ole seda ise lõpuni vastu võtnud, sest et kõik, mis siin pealpool on, kõik, mis selle raamatu pealpool, see on palju ahvatlevam ja palju mõnusam ja palju kergesti kättesaadavam ja hästi juhatatud ja hästi hoitud. Mitte, et nende sügavamate teadmiste juures sa ei ole hoitud, vaid siin on vaja leida kas mingi praktik või keegi, kes teeb seda tööd väga hingega, et ta juhataks sind läbi mingisugusest asjast, kuhu sa ei ole tahtnud vaadata. Ja see avab sulle sinu enda kire mingil teisel tasemel hoopis. Nii et hästi siuksest nagu flow state'ist või voolu nagu olekust. Ja siin ma mõtlen seda pilvedes olekut hästi. Sellest on vaja tulla nagu natukene alla maa peale, sest mingi sügavam kehaline asi tahab su tähelepanu. Vau. Väga huvitav. Ja sulle ma tunnen, et meil on vaja teha maandust. Ja maandust selles mõttes, et sa julgeksid tulla tagasi oma kehasse ja nagu 100% oma kehasse. Mitte ainult sinna maale, kus on nagu jah, sul on energiat, jah, sul on süda avatud, jah, su sakraal töötab. Aga meil on vaja minna nagu jalataldadest ja sealt veel allapoole nagu maandusesse. Et kui sa nagu tunned, et aga ma olen ju teinud ja ma teen ja mul on igast praktikaid, kus ma tunnengi, et ma olen maandatud ja kohal ja nii. Siin on natuke midagi erinevat, siin on mingi koht, kuhu sa ei ole vaadanud. Seda ma püüan sulle öelda. Tahaks isegi saada rohkem infot selle kohta, kui aus olla. Mis asi see plokk endast kujutab? Selgemat infot selle blokeeringu kohta. Mis seal täpselt vajab vabastamist? Selline kaart tuli. Ja siin kaardipaki põhjas on selline kaart. Ja sinu sügavam olemus kutsub endaga ühendusse astuma. Ja see on nagu nii füüsiline transformatsioon kui ka hingeline transformatsioon. Et sinus on mingid sügavamaid teadmisi ja sügavamat olekut, mis tegelikult tahab, et sa seda avastaksid. Ja laseksid nagu vabaks sellisest nagu siin kaardil on. See on hästi mõnus ja hästi kihvt ja siuke nagu lendlev olemine, eks ju, aga siin all tundub hästi hirmus. See on väga huvitav. Ühesõnaga, ma jätan selle põhikaardi välja. Ja mis me nüüd teeme on see, et ma palun sul oma käed avada, mis käib siis nii, et sa hõõrud käsi kokku, pöidlaga surud peo pessa ja siis raputad käsi. Ma palun, et sa nüüd tuleksid täielikult oma kehasse ja tunnetaksid, kuhu su käed tahavad minna. Mis kohaga on sul vaja oma kehas ühendust saada kõige enam praegu ja pane oma käed sinna kohta. See on ühtlasi ka koht, kus me nüüd selle energiaploki vabastame. Nii, ja mina siit omalt poolt siis koos pendli abiga saadan siit sinna poole puhast armastus ja valguse energiat. Ja minu taotlus on, et see koht või need kohad, kus sul käed on, see koht saaks avatud, puhastatud, tasakaalustatud ja siis ka väestatud. Sa võid kas keskenduda oma hingamisele läbi kõhu, sellele, kus su käed on, või siis vaadata seda kaarti ja pendlit. Ja alguses pendel liigubki vastupäeva, sest meie taotlus on,
nendest kohtadest blokeering vabastada. Käib päris suure ringiga. See on jah nagu mingi koht, mis sa oled, sul on tulnud nagu palju vihjeid selle kohta, et selle kohaga on vaja tegeleda või avada või puhastada, aga lihtsalt kuidagi sa oled jätnud selle tähelepanuta. Ja see on okei, sest et sa oled siin, sa vaatad seda videot ja nüüd on sellel kohal tähelepanu. Taotleme ja puhta armastuse ja valguse energiaga avada. Avada ja puhastada see blokeering. Parimal võimalikul moel. Nüüd päripäeva käies me laeme selle koha puhta armastuse ja valguse energiaga. Enne võtsime vana energia välja ja ploki välja. Nüüd paneme uue asemele, uue puhta energia. Aitäh. Nii, nüüd ma tahaks vaadata veel, võtta vähe kaardi, mis näitab meile, milline energia selles kohas nüüd on, kus su käed on. See on juba palju võimsam energia. Nüüd me läksime sellisest naljakas, et muidu seda kaarti ma loen hoopis teise energiaga, kui see selles lugemises on nii huvitav. Et kui ennem siin oli selline õhuline ja pinnapealne ja selline kergemeelne ja nagu kergesti asjadest üle libisev energia, siis nüüd on siin mustrite murdja täielik. Et ta lööb neid kette katki ja see on hästi võimas ja selline kindel, maandatud ja ka ürgne energia, millest me ennem rääkisime. Siin küll meesenergia, aga väga võimas ikkagi. Nii et minu soovitus ongi sul mine teha seda praktikat, mida sa ei ole tahtnud teha. Või siis teha sellist sügavamaid praktikaid, mis aitavad sul hästi kohal olla, maanduda ja saada ühendust selle mingisuguse sügavama tõega ja sügavama tarkusega, mis sinus on, sest et see juhatab sind sinu tõelise kireni. Selline lugemine sulle. Kõike kaunist!